saabus meil ülenda vaikus. Tervist! Mina olen Alo Savi, Jõgemaa gümnaasiumi direktor ja tegelikult teavad seda kõik, kes siin saalis istuvad. Võib-olla mitte päris kõik need, kes meid veebivahendusel jälgivad. Meie tänasest üritusest on otse ülekanne veebiteel, et kõik, kes meie kodulehel on, siis näevad seda ja saavad sellest osa. Ning me loodame, et seda jälgivad paljud õpilased Läänemaal, Viljandimaal, Tartumaal, aga ka muudes Eesti piirkondades. Me oleme täna siia kogunenud selleks, et allkirjastada riigigümnaasiumite kvaliteedi kokkuleppe. Miks me seda teeme? Sellepärast, et aastaid on toiminud süsteem ülevalt alla. On õigusakt, mida tuleb ellu viia ja õpilased siis on selle elluviimise subjektid, ehk nemad siis peavad õppima. Aga praegusel hetkel me oleme jõudnud nii kaugele, et õppimise, koolis käimise, gümnaasiumihariduse 3 osapoolt. Kõige esmasena õpilased, seejärel ka õpetajad ning koolipidajad võtavad endale kokkuleppelise kohustuse siis tagada riigi eesmärk, milleks on hea gümnaasiumiharidus igast riigigümnaasiumist. Ning selleks me siin olemegi, et kolmepoolselt see kokku leppida ning see kokkuleppe täitmiseks võtta. Kuidas see toimima hakkab? Kokkuleppe sõlmimise algul ja lõpus on meeldivad muusikalised numbrid. Kokkuleppe sõlmimine toimub siis vastavas järjekorras, et kõigepealt saab sõna siis haridus- ja teadusminister, kes pärast sõnavõttu allkirjastab leppe. Leppe on siin kaunilt olemas ja kõigil soovijatele võimalus sellega pärast allkirjastamist tutvuda. Seejärel, kui leppe kõige tähtsam osapool saab sõna siis õpilaste esindaja ja kui ta on oma sõnavõttu lõpetanud, siis astub ka tema laua taha ja allkirjastab leppe. Seejärel õpetajate esindaja ning siis juba riigigümnaasiumite direktorite esindaja ning siis triburada pidi kutsumise järjekorras kutsumise järjekorras siis ka kõikide riigigümnaasiumite direktorid. Seejärel ütlen mina tänase ürituse moderaatorina mõned lõpusõnad ning siis on veel see lõpetav kaunis muusikapala. Nii palju siis korralduslikust küljest. Aga alustame siis selle tähtsa sündmusega ning kõigepealt siis esineb Marianne Aunpuu lauluga Tiivimaa pastoraal ning teda saadab kitarril Artur Rei.
laulab pastoraat. Kus Põhjalahe kohiseb, mõisaköislas lohiseb. Kus Põhjalahe kohiseb, mõisaköislas lohiseb. Laulab pastoraal. Kus Põhjalahe kohiseb, mõisaköislas lohiseb. Kus Põhjalahe kohiseb, mõisaköislas lohiseb. Palun lavale sõnavõtuks ja allakirjutamiseks haridus- ja teadusministri härra Ossinovski. Koosviibijad, tere! Ma loodan, et see mõisaköislas lohiseb ei olnud mingisugune sõnum riigi poole, aga tegelikult kahjuks on direktor enamikku sellest, mida mina tahtsin öelda, on juba ära öelnud selle kokkuleppe kohta. Et aga teiste sõnadega püüan seda sama veel kord siis öelda. Ma arvan, et on hästi oluline päev selles mõttes, et me suudame täna alla kirjutada dokumendile, mis käsitleb uutmoodi gümnaasiumihariduse sisu. See riik omalt poolt on, ma arvan, üsna palju pingutanud selle nimel, et sellel uutmoodi gümnaasiumiharidusel oleks hea vorm. Jätkame ka edaspidi, et meie poolt see vorm oleks piisavalt heal tasemel, aga eks seda hariduslikku sisu loovad selle leppe kõik ülejäänud osapooled, nii et selles mõttes on minu meelest natuke kahju, et esimesena räägib ja alla kirjutab minister, kes on siin kõige vähem oluline tegelane. Võiksid ju õpilased ja õpetajad ja koolijuhid seda teha, sest tegelikult on ju just nimelt teie kätes see, et riigigümnaasiumites tagataks korralikku gümnaasiumiharidust, et innovatsioon ja hariduslikud uuendused oleksid selle hariduse selline jääv parameeter, mis pidevalt ergutaks paremini ja edasi ja teistmoodi asju tegema. Meie omalt poolt kindlasti võime toetada seda protsessi, aga ma loodan, et see täna sõlmitav kokkulepe, kus siis te omavahel kokku lepite, kuidas seda hariduslikku sisu kõige paremini täita, tagab ka selle, et tulevikus tõesti riigigümnaasiumites antud haridus on maailma tasemel ja ka 21. sajandi tasemel oma õpetamised. Ja ma arvan, et seda tüüpi kokkulepe tugevdab ka seda juba mingil määral kujunenud riigigümnaasiumite brändi, just mõttes sisu poolest nendes maakondades, kus veel on kõhklusi selles osas, kas seda tüüpi lähenemine on olnud kõige õigem ja ka teised maakonnad saavad peagi liituda selle toreda riigigümnaasiumite perega. Nii et ma arvan, et on oluline päev ja mina kui kõige vähem oluline inimene sellel päeval, et lõpetan oma monoloogi ära ja panen sellele allkirja. Aitäh!
Järgmisena ma palun siis lavale riigigümnaasiumite õpilasesinduste esindaja ja meie Jõgevamaa gümnaasiumi õpilasesinduse presidendi Meeri Rapp, palun. Tere! Mina usun, et ma räägin kõigi õpilaste eest. Ma räägin nende eest, kes on siin saalis. Ma räägin nende eest, kes on teistes riigigümnaasiumites. Et meie ootame sellelt kokkulepet, et seda austaksid kõik osapooled, kaasa arvatud meie ise. Tänu sellele on kindlasti riigigümnaasiumite kvaliteet parem. Aitäh! Riigigümnaasiumite õpetajate nimel saab sõna Jõgevamaa gümnaasiumi informaatikaõpetaja ja Eesti aasta gümnaasiumi õpetaja Neeme Kait. Palun. Tere! Teate, mul meeldib koolis käia. Meeldib käia koolis, sest siin saab õppida. Õppida, mitte õpetada. Õppimine on ka õpetaja jaoks kõige tähtsam. Ja selles värskes lepingus mulle meeldib kõige rohkem see koht, et õpetaja õpib ka ise. Me õpime õpilastega koos ja ma olen kindel, et ma võin öelda seda mitte ainult meie õpetajate kohta, vaid teiste riigigümnaasiumite kohta samamoodi. Ja kui me koos õpime selles meeldivas keskkonnas, mis meil siin loodud on, siis me kindlasti saavutame väga häid tulemusi. Aitäh! Täna on siin majas enneolematu hulk riigigümnaasiumite direktoreid. Neid on siin koos minuga kokku lausa 6. Igaühel eraldi me sõna ei anna, aga meie kõigi mõtteid, tundeid ja salajasi südamesoove väljendab Viljandi gümnaasiumi direktor Ülle Luisk. Tere kõigile, kes on siia täna seda toredat allkirjastamise tseremooniat jälgima tulnud. See sõnum, mida mina tahaks anda, algab sellest, et kõigepealt, kui on kaasaegses ühiskonnas tohutu võimaluste paljusus ja ühe sellise mitmekesistamise näitena on ju tegelikult sündinud ka meie riigigümnaasiumid, kes on omale valinud akadeemilise niši, siis selles olukorras on täiesti hädavajalik, et me lepiksime kokku ühiselt selles, mismoodi me seda rolli täidame ja mida me sellelt kõigelt saada tahame. Seetõttu on see kvaliteedi kokkulepe üks äärmiselt loomulik kokkulepe ja nii nagu direktor Alo Savi sissejuhatavas sõnavõtus ütles, et selline ülevalt alla tava selle kokkuleppega on kindlasti murtud, sest teate, see kvaliteedi kokkuleppe koostamine on toimunud täpselt vastupidi, ehk siis me oleme ise omavahel direktorid seljad koos, näod vastakuti, kuidas vaja parasjagu, kas siis seljad koos või näod vastakuti, arutanud selle üle, et see, mida me teeme, et nii peaks proovima teha alati, et see innukus, mida ma kõikide oma kolleegide töös olen näinud, ei raugeks mitte kunagi. Ma tuletan siinkohal meelde seda sama, kui me alustasime selle õppeaasta alguses ühise aktusega, kus me rääkisime sellest, et me jõuaksime kanda seda energiat edasi. Samamoodi meie õpetajad, kes on
meie koolidesse otsustanud õpetama tulla, anda impulssi meie õppijatele, kes seda õppimist õpiksid nautima. Väga oluline. Kogu seda ideestikku oleme me sellesse kvaliteedi kokkuleppesse sisse kandnud. Ja kui me selle täna allkirjastame, siis selle taga on täiesti reaalne tegevus. Ma julgen isegi öelda, et kui täna räägitakse väga palju julgeoleku teemadel, siis mina arvan, et see, mida me täna allkirjastame, on hariduse valdkonnas asi, mis annab haridusele ka sellise rolli, mis saab pakkuda julgeoleku garantii. Nii et mul on äärmiselt hea meel, et selline kokkulepe siin täna sünnib. Ja alla kirjutama palume siis ka teisi riigigümnaasiumite direktoreid. Laine Pilovas, Noa-Rootsi gümnaasium. Jõhvi riigigümnaasium. Aavo Tavi, Jõgemaa gümnaasium. Kas te ikka kõik teate, millele siin allkirjast anti? Võiks ette lugeda kogu dokumendi. See võtaks järgmised 20 minutit, oleks täitsa tore ettevõtmine, eriti veebidel vaadata. Aga lühidalt siis annab see kokkuleppe garantii õpilastele ja koolitöötajatele, sest see sätestab koolidega ühiselt gümnaasiumihariduse kvaliteedi lati ja eesmärgid. See deklareerib selgelt, et koolipidaja vastutus lähtub õpilase vajadusest ja õpilane võtab vastutuse pühenduda ning motiveeritud õppida. Kokkuleppes on nüüd hästi üldistatuna kirjas need väärtused ja olulised asjad, mida me gümnaasiumites tahame kanda. Seda, et riigigümnaasiumis on akadeemilised õppesuunad, palju valikaineid ja hästi korraldatud karjääriteenistus ja õpilasnõustamine. See, et riigigümnaasiumis on tagatud kõigi koolipere liikmete areng, õpilaste ja õpetajate. See, et igapäevases elus lähtutakse ühistest väärtustest ja ühistest eesmärkidest. See, et töötatakse kaasaegses koolikeskkonnas. See, et riigigümnaasiumid teevad tihedat omavahelist koostööd. Riigigümnaasiumite õpilased on pühendunud õppimisele ning kõik riigigümnaasiumid on avatud oma kogukonnale, oma maakonnale, Eesti ja rahvusvahelistele partneritele ning kõik koolipere liikmed, direktorid, õpetajad, õpilased, koolitöötajad on üksteisele eeskujuks ja toeks. See on lühidalt kokkuvõetuna pikema dokumendi sisu. Ja sellele me oleme nüüd alla kirjutanud
ja selle me oleme endale täitmiseks võtnud. ning see allakirjutamine on toimunud, siis tähistame Jõgevamaa gümnaasiumi segakoori lauluga, dirigent Maret Oja ja lauluks on Kait Tamra Oma saar. Nagu direktor ütles juba, mida me laulame, aga ma kommenteeriks natuke meie riietust. Te näete, et siin on mõned väiksemad lapsed ja mõned on suuremad. Nendel väiksematel lastel on täna ka omaette tore päev, tülkipäev. Et 11 noort lahkub siit. Viimin rannalla.
pidulik osa on sellega peaaegu lõppenud. Jäänud on ainult korralduslikud teadmised. Palume kõigil allakirjutanutel pildistamiseks siia jääda. Palume õpilastel ja õpetajatel suunduda otse maid kvaliteedi kokkulepet ellu viima. Nüüd on pidulik osa lõppenud. Täname teid kõik.